Tänane seminar on siis teemal KredExi lahendused 2018 ja teile räägivad sellest Jarmo Liiver, KredExi ettevõtlusdivisjoni juht, Mariko Rukkholm, KredEx krediidikindlustuse juhatuse liige ja kliendikogemusest räägib Raul Saks, Tahe Outdoors nõukogu liige. Tere hommikust! Tere hommikust! Tervist! Minu nimi on Jarmo Liiver, ma võtan kõigepealt sõna ja siis Mariko istub must vasakul, tema saab natuke hiljem sõna ja siis lõppu jätame siis kõige parema esineja ehk ettevõtja Rauli. Hakkame siis vaikselt pihta, et kõigepealt natuke KredExist, et mis see KredEx on, et KredExi selline suur missioon on siis finantsturu täiendamine ehk me aitame finantsturu toimida. Otsime siis neid auke, kus finantsturg ei toimi ja proovime siis läbi selle teid ettevõtjaid aidata. Ja tegelikkuses me tegeleme kahe suure plokiga, et üks on siis see ettevõtete pool ja teine on tegelikult ka Eesti elanikud, kus me päris palju erinevaid teenuseid pakume. Aitame elanikel siis peamiselt parandada elamistingimusi, kas siis soetada uut kodu või siis renoveerida vanu kodusid, teha maju korda. Need majad, mida te üle Eesti olete näinud, kellel mütsid on peas, et need on kõik sisuliselt meie süü. Et me oleme neile päris palju jaganud erinevaid toetusi, jaganud ka laene, et nad saaksid need kodud korda teha. Aga sellest teemaplokist me täna rohkem ei räägi, et kui on selle vastu huvi, siis saab meie kodulehte kasutada või siis võtta sealt kontaktid ja küsida sealt infot. Aga kuna tänase seminari fookus on ikkagi ettevõtted, siis räägime sellest ülemisest plokist. Ehk ettevõtetel me aitame siis areneda ja aitame neil ka välisturgudele minna. Ehk siis kõik teenused, mis siin üles on loetletud, ehk peaksid siis seda suurt eesmärki täitma. Peamiselt anname siis riigigarantiiga laenutagatisi, krediidikindlustust, laene, riskikapitali ja lisaks täiendavalt viime ellu ka veel Startup Estonia programmi, mis siis oma olemuselt ei ole seotud krediidiga, sellepärast me sellele ka täna väga palju keskendu. Aga Startup Estoniast kaks sõna võib-olla, et selle eesmärk on siis muuta Eesti startup ökosüsteem maailma parimaks sisuliselt. Ehk me siis tahame kõik need tegevused, mis me seal teeme, on eesmärgiga, et startupil, kes üldjuhul on juba globaalse vaatega, et temal oleks siis huvi tulla oma startupi tegema Eestisse. Ja selles osas, kui teil on rohkem infot vaja, siis kindlasti tasub külastada nende koduleht startupestonia.ee ehk siis sealt saab väga palju infot. Aga minnes finantseerimise poole, et kuidas me seda turgu siis aitame või kuidas me seda finantsteenuste maailma täiendame, et olen siia ühele pildile pannud kokku meie kõik teenused ja olen nad ära jaganud siis ettevõtte faaside järgi. Ehk siis kui võtta kõige see vasakpoolsem tulp, siis seal on tegemist seemnefaasiga, kus ei pruugi isegi veel ettevõtet olla, et võib olla ainult idee. Ja see kõige parempoolsem tulp ehk küpsusfaas on siis juba selline ettevõte, kes siis võib ka potentsiaalis juba börsile minna. Ja nagu näha, siis meie teenused katavad sisuliselt kõiki faase, osaliselt nad ka kattuvad, kuna ettevõtete selline faaside lahterdamine võib olla mõnikord väga keeruline, et tihtipeale ka sellised vanad ettevõtted võtavad ette uue ärisuuna ja kukuvad siis faas jälle ettepoole, ehk on täiesti stardis tagasi mõnikord. Ja nagu näha, siis neid teenuseid on päris palju, mida me pakume. Kui rääkida konkreetselt rahast, siis rahastust pakume me alates seemnefaasist ja lõpetades selle küpsusfaasiga. Ehk kõikides faasides on võimalik meie teenuseid kasutada. Ja nagu mainisin, siis peamiselt me täiendame finantsturgu, ehk me ei soovi konkureerida eraturu finantseerijatega. Et kui seal alumised 3 tulpa, kui Startup Estonia välja arvata, kust me rahastust ei paku, siis alumised 3 tulpa on tegelikult siis sellised fondi investeeringud, omakapitali investeeringud. Siis seal me tegelikult ise otse turule
raha ei jagagi, et me teeme seda natuke keerulisema struktuuriga, ma paar sõna räägin ka sellest hiljem. Et seal on samamoodi siis eraturg kaasatud ja kui võtta need laenu ja käenduse teenused, siis seal me sisuliselt enamikus teeme koostööd kõikide suuremate pankadega Eestis, ehk siis tegelikult kasutame head koostööd nendega. Ainsaks erandiks võib-olla on siin siis krediidikindlustus, kes tegelikult pakub oma teenuseid otse klientidele ja sellest siis Mariko räägib hiljem täpselt. Aga minnes siis teenuste sisse, et panime nad ritta just nende faaside järgi, et kõige esimene, mis võiks siis olla selline krediteerimislahendus, on siis stardilaen, mis aitab siis ettevõttel oma tegevust alustada. Kuni 3 aastat tegutsenud ettevõtja saab seda teenust kasutada, ehk siis tegelikult me võtame seda registreerimise järgi ja on siis võimalik teha investeeringuid, samuti kasutada seda käibevahendite finantseerimiseks, laenusumma kuni 100 000 eurot ja laenuperioodiks siis kuni 5 aastat. Sealhulgas saame pakkuda ka esimese aasta täiesti maksepuhkust, et seda algusfaasi, siis seda maksekoormust mitte väga suureks ajada. Ja tagatiseks me üldjuhul kasutame siin ainult eraisikust omanike solidaarset käendust ja seda siis 25% ulatuses laenusummast. Ehk siis see müüt, mis aeg-ajalt ajakirjanduses ringi käib, et peab ära pantima oma kodud ja vanavanemad ja mida veel, et siis see tegelikult ei vasta tõele, et on võimalik täiesti kasutada ka sellist mõistlikuma lahendust. Laenu intress, selle me oleme pankade jaoks sisuliselt ära piiranud, et pangad ei tohiks müüa seda laenu kõrgemalt kui 6 Euribor pluss 7. Tegelikult reaalsed tehingud toimuvad ka madalamate hindadega, kui on tõesti selline huvitav idee, siis pankade vahel tegelikult konkurents toimib ja tasub küsida mitmest pangast seda pakkumist, et tehakse ka madalama hinnaga. Ja nagu ma ka juba mainisin, siis seda laenu tegelikult saab siis taodelda läbi pankade. Ehk kõik suuremad pangad on koostööpartnerid ja sisuliselt kliendihaldur, kellega te pangas suhtlete, et tema on siis see, kelle käest te saate seda abi juba siis taotlemisel või selle projekti kokkupanemisel. Aga loomulikult võib alati ka meie käest küsida. Üks näide ka, et alustav ettevõtja Muhu Leib või Muhu Pagarid, mõlemad ettevõtted siis kindlasti olete kuulnud. Ja nemad siis tegelikult alustasidki stardilaenuga, soetades omale seadmed siis Muhu saarele, kus nad siis oma tootmist alustasid. Tänaseks on nad laienenud üle Eesti ja sisuliselt juba kasvav ettevõte. Ja panin siia siis paar pilti, et nende põhiteenus või toode, mida nad siis pakuvad, on see leib. Samas täna on ka juba oluliselt rohkem sortimenti ja samuti neil ka kohvik ja nad laienevad väga jõudsalt. Et täiesti stardilaenu selline algus oli nende poolt. Järgmine siis teenus, mida tegelikult ka tihtilugu kasutatakse ettevõtte alustamiseks. Kui sellest summas 100 000 jääb puudu, siis ütleme tõsisema tööstuse püsti panemisel sellest tihtipeale jääb puudu. Siis kõige populaarsem teenus ka meie teenuste sellises paketis on siis käendus. Käendus on siis oma olemuselt tagatis, mida me siis saame anda panga laenule, liisingule või panga garantiile. Sisuliselt kõik krediteerimistehingud, mida pank suudab pakkuda, mida iganes see nimi on, siis seda me tagada saame. Ja tagatist üldjuhul ettevõtted kasutavad 2 juhul või siis ka tegelikult pangad küsivad seda 2 juhul. On see, kui ettevõttel endal ei olegi tagatist, ehk siis on vaja finantseerimistehingut või laenu kasutada ja tagatist lihtsalt ei ole. Ja teine selline peamine põhjus, miks kasutatakse käendust, on see, kui projekt on natuke riskantsem, kui on seda panga tavapärane selline finantseerimisprojekt, siis võetakse seda käendust juurde riskide maandamiseks. Käendust saame siis pakkuda kuni 5 miljonit eurot ja 80% siis selle vastava pangatoote summast.
ehk siis 20% jääb siis kas siis pangariskiks, kui teil muud tagatist ei ole, või siis võib mõnikord pank küsida ka seda teilt, ehk siis kui teil on mingisugune täiendav tagatis, siis pank seda arvestab sinna 20% juurde. Ja ainuke erand siin on ehitussektor, kus me siis tegelikkuses tagame kuni 60%. See on meie enda krediidireeglite pärast selline protsent, et kuna me kasutame väga palju erinevaid rahastamisvõimalusi ka enda riskide maandamiseks, siis täna on meie krediidi otsus olnud selline, et see 60% ehitussektorile on maksimum. Tasu poole pealt ka, et see tasu vahemik on siin väga suur, et alates 0,4 kuni 3,8. See on suur sellepärast, et see sõltub hästi palju, mis on teie ettevõtte seis, sõltub hästi palju ka sellest, millist pangateenust te kasutate. Kui mingid keskmised välja tuua, siis tavapärase pangagarantii puhul võib see keskmine jääda sinna kuskile 1,5 juurde ja investeerimislaenudel on ta tavapäraselt selline 2,5. Aga nagu ma ütlesin, see sõltub hästi palju ettevõtte enda finantsvõimekusest ja samuti ka sellest projektist, et mis on need riskid, mida me katame. Samuti nagu stardilaenu puhul käib selle taotlemine läbi pankade. Siin on ka tegelikult pankadel oluliselt laiemad õigused, et mingitel juhtudel saab pank isegi meie eest selle käenduse ära otsustada, et oleks see teile efektiivsem. Ehk siis sisuliselt teatud juhtudel te ei pea meiega üldse suhtlema. Et piisab sellest, et pangahaldur saab selle ise ära vormistada. Ja samuti siin koostööd teeme kõikide Eestis tegutsevate pankadega, ehk võite pöörduda julgelt kõigi poole. Üks näide ka, kasvav ettevõte siis Huum, kes on siis kasutanud meie käendust nii investeeringuteks kui käibevahenditeks. Investeeringute puhul kasutasid nad seda tarkvara väljatöötamiseks, ehk siis see väike pult, mis siin all nurgas on, et see suhtleks ka selle kaminaga, on sinna vaja ikkagi mingisugust tarkvara vahele ja tihtipeale, kui te pangaga suhelnud olete, siis selline tarkvara pool võib-olla ongi täna nagu selline natuke problemaatiline, sest pangad ei oska seda riski seal hinnata, pluss tagatisväärtusena nad väga palju seda kasutada ei saa. Ehk siis aitasime siin Huumil seda tarkvara valmis teha ja kellel see kodus olemas on, siis kindlasti on teab, et see toimib. Ja teistpidi ka, kui see tootmine nagu ikkagi käima läheb, siis ettevõttel on vaja käibevahendeid. Oleme ka neid selles osas aidanud. Et selline näide. Minnes edasi, pakume me siis ka ettevõtetele tehnoloogialaenu. Tehnoloogialaen, see nimi siin veel mõnda aega eksisteerib, aga meil on plaanid see nimi muuta tööstuslaenuks, kuna see annab seda olemust paremini edasi. Ja millega siin tegu on, siis see mõeldud ekspordile orienteeritud töötlevtööstuse ettevõttele. Ehk siis, kes siis toodab mingit sellist toodet, mida on võimalik ka potentsiaalis eksportida. Ja põhimõtteliselt saab selle laenuga siis finantseerida seadmed ja erinevad põhivara. Ja kes on nagu pangalaenuga kokku puutunud, siis teab, et pank üldjuhul nõuab ka oma osalust. Ja kui ettevõttel ei ole seda raha täna kuskilt võtta või ei ole mõistlik seda täna käibest välja võtta, siis me saame selle oma osaluse sisuliselt laenata. Ehk kui võtta selline ideaalne case, siis võib olla ettevõtte jaoks see finantseerimistehing ka selline, et ta oma finantseeringut üldse sisse ei panegi. Ja see laen, mis me siis laename, saab olla kuni 2 miljonit eurot, kuid mitte suurem kui 40% siis projekti maksumusest. Seda võib ka kombineerida selliselt, et mingi osa paneb siis ettevõtja või teie siis panete ise, siis 2 miljonit saab tulla meie poolt ja siis ülejäänud panga poolt. Et siin ei ole see, et peab kindlasti ainult laenuga kasutama. Ja ainuke piirang on siin see, et siis see ettevõtte oma kapital pluss siis see oma finantseering, et see vähemalt peaks olema siis pool sellest tehnoloogialaenust. Ja kuidas see laen siis toimib? Toimib ta selliselt, et kõigepealt hakkate tagasi tasuma siis seda liisingut või siis pangalaenu, nii kaua meie laenule maksepuhkus
ja kui lõpeb pangalaen või pangaliising ära, siis saate sisuliselt sama suure maksega maksta tagasi meie laen. Lihtsalt see periood siis, ütleme, kui tavapäraselt liisinguperiood on 5 aastat, siis meie saame teha siis kuni 5 aastat maksepuhkuse ja sealt edasi siis lähevad meie maksed, ehk siis tegelikult selle liisingu tähtaeg muutub teil lihtsalt pikemaks tänu sellele, et seda omaosalust meie finantseerime. Ja selline tavapärane tähtaeg siis lõpuks oleks seal 7-8 aastat. Ehk siis kui pangad seadmete puhul üldjuhul ei taha väga pikemalt kui 5 aastat teha, siis selle laenuga on see võimalus teil endal, et muuta see tähtaeg natuke pikemaks. Intressi poolest ka, et siin tegelikkuses me jälgime siis seda põhifinantseerija või panga või liisinguettevõtte intressi. Kui me finantseerime kuni 20%, siis tegelikkuses on see intress täpselt sama, mis on ta pangal. Ja kui me finantseerime 40%, siis me lisame sinna 2% täiendavat intressimarginaali. Ehk see hind ei ole väga kõrge. Näide ka, täna kasvav ettevõte, tegelikult kui ta meile jõudis, oli ta täiesti alustav ettevõte, Skaleter, kes siis toodab sellist teratsobetooni, millest on tehtud siis ka see trepp siin kõrval, mida Eestis varasemalt väga ta oli populaarne, aga teda Eestis ei toodetud, siis nüüd on olemas neil Valgamaal tehas. Tegelikult kasutas Skaleter ka meie käendust selle tehase rajamiseks, aga seadmete puhul siis nad kasutasid konkreetselt seda tehnoloogialaenu, ehk siis alustaval sellisel tehasel või tööstusel on tegelikult iga selline oma finantseeringu pool abiks ja kõik need seadmed saidki siis selliselt finantseeritud, et meie andsime selle oma osaluse ja ülejäänud tuli siis panga poolt. Siis lisaks on meil veel selline omakapitalilaen, ehk siis nimi on tal ka kapitalilaen. Mõeldud on ta sellisele ettevõttele, kes kiiresti kasvab ja kellel on vaja teatud perioodidel oma kapitali. Ehk siis see oma kapitali teema võib tulla üles just suhtluses pankadega ja kui ettevõttel endal ei ole seda raha kusagilt võtta, et oma kapitali suurendada või ka ei ole seda kusagilt laenata. Ma tihtipeale toon siin näite, et naabrimehe käest on küll hea laenata, aga naabrimees võib järgmine päev nagu ümber mõelda ja seda raha tagasi tahta. Et siis meil on siin olemas lahendus, kus me saame siis anda sisuliselt allutatud laenu. Selle summa on samuti kuni 2 miljonit. Allutatud laen tähendab siis seda, mis oli ka tehnoloogialaenu puhul tegelikult, et see on samamoodi allutatud, et ennem hakatakse maksma tagasi siis panga või siis põhifinantseerija laenu ja hilisemalt siis peale seda, kui see on tagasi tasutud, siis makstakse tagasi seda meie laenu. Ehk siis on selline eelisseis nagu ütleme panga. Ja mis see mõte sellele allutamisel ongi see, et kui me anname siit oma kapitali ettevõttele juurde, siis tänu sellele on võimalik pangast saada veel täiendavat finantseeringut. Ja selle laenu intress on küllaltki kõrge, alates 8,5 aastas on siin kirjas, et reaalselt need tehingud toimuvad ka veel kõrgemalt. Et selline keskmine võiks olla kuskil 15 juures. Laenuperiood on üldjuhul 3-5 aastat. Miks see hind nii kõrge on see, et üldjuhul me siin ei küsi ka tagatist, sest vastasel juhul me paneme tagatised panga jaoks lukku ja pank ei saa ikkagi täiendavat laenu veel juurde anda. Ja üks suur selline pluss võib-olla ka naabrimehe käest laenamise ees on selle laenul see, et meie üldjuhul ettevõtte juhtimisse ei sekku. Kui te naabrimehe käest võtate, siis mingi ette vaatab, et ettevõttel võib-olla päris nii ei lähe, et ma võib-olla ütleks ka sõna sekka. Meie puhul seda ei ole, et meie puhul on see puhtalt finantseerimistehing ja mingitel juhtudel me oleme võtnud nõukogu koha, et lihtsalt olla kursis, mis toimub ettevõttes. See laen täna ei ole väga populaarne, kuna pankadel on hästi palju likviidseid vahendeid ja nad on valmis selle osa täiesti vabalt ise laenama. Et me ei ole neid tehinguid väga palju teinud, samas kui võtta tagasi umbes 10 aastat, kui me olime kriisi situatsioonis, siis oli see päris populaarne toode, kuna pankade enda bilansid olid ka rahast tühjad, siis nõudsid nad ettevõtet oma kapitali.
ja siin see oli siis selline hea võimalus ja sellepärast me hoiame ka seda täna veel nii-öelda enda poolt saadaval, et olla valmis, kui olukord peaks majanduses muutuma. Siin mul ei olnud ka näidet, kuna neid väga palju ei ole meil olnud. Paar sõna siis ka fondide poole pealt, et mis see fond üldse on, et tegelikult fondid on siis sellised eraturu finantseerijad, kes pakuvad tegelikult seda sama omakapitali. Aga nende omakapitali pakkumine siis on natuke teisel kujul, et nemad siis küsivad mingiks perioodiks ka vastu osaluse. Sõltub nüüd sellest fondist, kuidas nende strateegia on, et kas nad küsivad siis enamusosaluse või küsivad nad vähemusosaluse, et see on täiesti läbirääkimiste teema. Ja mis KredEx siin teeb, et KredEx siis tegelikult oli koos teiste Baltimaa sarnaste organisatsioonidega esimene, kes tegi sellise fondi siis traditsioonilistele ettevõtetele, et kui varasemalt oli turul saadaval sellist raha ainult selline niši sektorites, kinnisvarafondid on toimetanud siin päris pikalt ja veel mõned nišisektorid, aga traditsioonilisel ettevõttel sellist võimalust väga ei olnud. Et siis me koos Balti sõpradega panime siis kokku sellise rahahunniku ja suutsime siis ka Euroopa investeerimisfondilt rääkida välja väikese rahastuse. Ehk põhimõtteliselt sai kokku selline 130 miljonit fond. Ja sinna fondi siis Euroopa investeerimisfond valib siis allfonde. Miks nemad, et kuna nendel on hästi suur kogemus selles osas, pluss see annab ka tegelikult kvaliteedimärgi nendele allfondidest tegutsejatele. Ja täna on neid välja valitud juba siis 5 tükki, need on ka siin tabelis olemas, et te näete, see maht on tegelikult siis see, mis tänu sellele 130 miljonile on siis võimalik saada reaalselt ettevõtetel. Võib-olla ka natuke sellist, ma tean, et see tundub hästi keeruline teema, aga lihtsalt lahti seletades on siis tegemist sellega, et kui ühe fondiga minna suhtlema, siis kindlasti peaksite teadma seda, et nad üldjuhul finantseerivad kuni 5 aastat. Ehk siis nende see periood, millal nad ettevõtete osalusi võtavad, on 5 aastat. Ja siis 5 aastat nad üritavad hoida seda positsiooni ja siis ka väljuda sealt. Ehk siis tegelikkuses on see selline 10-aastane horisont, pluss alati jäetakse fondi strateegia puhul sinna lõppu 2-3 aastat sellist puhvrit, et mitte väljuda ettevõttest majanduse madalseisus. Sest see tekitaks nii ettevõttele keerulise olukorra, samas ka fondile endale, et ta peaks siis selle osaluse kahjumiga maha müüma. Ja siin on 2 tabelit, et üks on siis Balti innovatsioonifond, mis täna on tegelikult juba käivitunud. Täna reaalselt ettevõtetesse investeeringuid tehakse. Kõik need allfondid seal toimetavad ja kuna tegemist on Balti fondiga, siis on Eesti siin suhteliselt heas situatsioonis, et enamik nende allfondide juhte on Eesti taustaga, räägivad meie enda emakeelt, et on täiesti võimalik nendega kaubale saada ja kui teil on mõte, et mingiks hetkeks nagu kaasata oluliselt rohkem kapitali ja võib-olla anda ka väike osalus ära, siis tasub nendega kindlasti laua taha istuda. Alumine tabel on siis Estfond, mida me tegelikult oleme täna käivitamas. See on siis puhtalt Eesti jaoks sarnane struktuur, sarnane eesmärk, et võtta siis mingiks perioodiks ettevõtetelt osalusi ja siis hiljem nendest väljuda. Ja nende 2 fondi vahe on siis see, et see Estfond adresseerib siis või püüab natuke varasema faasi ettevõtteid. Et kui ma neid faase seal esimeses pildis näitasin, siis tegelikult nemad on seal üks tulp nagu vasakul pool ehk eespool. Ja Balti innovatsioonifond on siis natukese seal tagapool ehk paremal pool. Aga see oli ka minu viimane pilt, et annan sõna üle Marikole ja küsimused on teretulnud, et ootan neid. Kas vahepeal on küsimusi tulnud? Okay, vahepeal vist ei ole, et siis võib veel lõpuni. Lõpus me oleme natuke selleks aega jätnud. Aga tere hommikust ka minu poolt. Mina olen Mariko ja räägin siis sellisest teenusest nagu krediidikindlustus. Ja tahaksin siin praegu lisada ka seda, et kõikide kuulajate vahel me täna loosiksime välja ka sellise
natuke krediidikindlustusega juba seotud teenusepaketi, et me teeme 5 tasuta analüüsi ja teeme siis väikse nõustamise ettevõttele, nii et selle viime siis läbi lõpus. Aga lähemalt siis sellest teenusest endast. Et võib-olla, et kui täna siit meelde jätta see, et üks kõige tähtsam asi, et krediidikindlustus on see, mis maandab ostja makseriski, siis ma usun, et üht-teist on juba meelde jäetud ja kui seda reaalselt peaks vaja minema, siis teate, kuhu tulla. Aga siis räägime sellest lähemast. Et kõige lihtsam on krediidikindlustust seletada läbi selle, et kui üks ettevõte müüb teisele maksetähtajaga, siis ta alati võtab selle riski, et kui see maksetähtaeg on saabunud, võib sellel vastaspoolel siis olla kas finantsraskus või juba nii tõsine olukord, et ta on juba läinud pankrotti. Ja sellise riski eest saavad ettevõtted ennast täiesti lihtsalt kaitsta. Isegi niimoodi, et see ostja ei pruugi sellest teadlik olla, et ta on sellise finantsvahend või kindlustuslahenduse endale võtnud. Vaatame natuke lähemalt ka täpsemalt, millisel juhtudel see sobib. Et kellele see on? Et eelkõige saame rääkida siin Eesti ettevõtetest ja need, kes siis müüvad maksetähtajaga ja soovivad oma makseriske maandada. Et me paraku ei saa rääkida eraisiku riskidest, vaid see teiseks pooleks peab olema siis teine ettevõte. Business to business müük. Makserisk hakkab alati sellest hetkest, et kui sa annad kauba ära ja sa ei ole veel raha saanud, et ehk siis sisuliselt, kui sa oled kauba ära andnud ja sul raha ei ole, siis oled sa juba võtnud selle riski, et kas sa saad raha. Ja iseenesest, et seda riskiperioodi, kui hakata võtma, siis krediidikindlustuse puhul saab katta, ma ei tea, alates 1 päevast, 1 tunnist sisuliselt kuni päris mitme aastani, et maksimum tänase hetkel on kuskil seal 10 kandis. Võib-olla aga mõned punktid, et miks seda üleüldse kasutada. Et kui me mõtleme selle peale, et ettevõttel tema põhitegevus on mingisuguse asja tootmine või mingi teenuse pakkumine, siis alati, kui sa oled selle ostja leidnud, siis üks oluline moment on selles, et peaks nagu veenduma ka selles, et kas selle ostjal siis, kui see asi on üle antud, on ka raha maksta. Ja vahel võibki nagu tunduda, et kõik paistab pealtnäha võib-olla hästi, aga kuidas see tegelikult läheb, seda me ju alati täpselt ei tea. Nii et ettevõtetel on võimalik siis välise partneriga paremini oma makseriske hinnata. Sest et krediidikindlustusteenuse juurde käib see, et me alati siis monitoorime neid ostjaid ja kui midagi peaks minema kehvasti või halvenema, siis me anname ka ettevõttele sellest teada. Et hästi huvitav võib-olla see, et kui ettevõte tuleb meie juurde alati sellise sooviga, et just eelkõige uus, et selle vastu tuntakse kergelt hirmu ja mis on täiesti iseenesest ju mõistetav, siis kui meie vaatame jälle oma statistikat, siis ei ole alati see uus ettevõte, millega võib kehvasti minna, vaid tegelikult juba päris pikaajaline partner. Nii et tasub sellele mõelda. Et kellel võib-olla juhtunud, siis on õnneks läinud, on hästi. Siis teise mõttes tooksin välja selle võimaluse kasvada, et iseenesest kui mingisugune risk on elimineeritud või vähendatud, siis loomulikult lisab see ettevõttele julgust minna uutele turgudele, leida uusi ostjaid ja samas võib-olla ka vaadata üle oma olemasolev ostjate portfell, et kas kellelegi on seal võib-olla läbi maksetingimuse parandamisega võimalik rohkem müüa. Nii et saab seda ära kasutada siis suurema müügi jaoks. No kindlustuse sõna juba, siis kindlustus alati likvideerib sulle ära mingi sellise olukorra, mida sa ei osanud ette näha ja kaitseb sind siis selle eest, et sa ise võib-olla ei oleks ühel hetkel selles väga keerulises situatsioonis. Nii et kui me võtame siin kas või mingisuguse näite, et kui iga ettevõtte jaoks kindlasti olevat suurusest on see kahju summa väga erinev, et kui me võtame 10 000 krooni, siis ühe väikeettevõtte jaoks selline kaotus võib olla väga oluline ja väga tõsiste tagajärgedega, aga samas kui võtame suurema ettevõtte, siis ta tuleb sellest 10 000 kaotusest võib-olla lihtsamini välja ja see ei ole tema jaoks võib-olla nii oluline. Et ehk siis mida väiksem ja samas ka mida madalamad marginaalid, siis see paneb selle jätkusuutlikkuse küsimärgi alla ja selle tagamiseks siis on võimalik krediidikindlustust kasutada. Ja sissenõudmise tulemuslikkus, et
meie näeme seda, et alati ühel hetkel, et kui see on see võlgnevus, siis mõnel juhul see võib olla ka isegi natuke selline, vähemalt ettevõtete näitel võib näha vahel, et see on selline natuke selline ebamugav, et lähed küsima ja eriti just väikeste puhul, et kuidas ma selle suure, kas nüüd seda nõuan siis ja kas ma pean inkassosse näiteks andma, kui ta ei ole maksnud, et mina ütleks siis ikkagi, et see on kahe ettevõtte vaheline kokkulepe ja võib-olla kui ise seda alati on kõige mugavam teha, siis saab ka seda kolmanda osapoolte abil võib-olla edukamalt teha, et meil on siin näiteid, kus võib-olla esimesena sammuna väikeettevõttele pakuti, et kusjuures mõnevõrra suurem ettevõtte poolt, et maksan sulle mingi võla seal 6 kuu jooksul, ajatame graafikusse, mis väikeettevõtte jaoks on täiesti mõeldamatu. Ja kui ma ise ka neid finantse siis vaatasin või olukorda, siis tundus see minu jaoks küll väga, väga kummaline, et miks nii pikka graafikut pakutakse ja tegime siis kirja, et tuleb ikkagi nagu vähemalt siis mingi lahendus leida või siis 7 päeva tasuta ja see tasumine tõesti toimuski 7 päeva jooksul, nii et ettevõtte jaoks läbi siis kolmanda osapoole sai see probleem päris kiiresti lahendatud. Rääkides nüüd konkreetsetest riskidest, et mida kindlustus siis katab, siis ma liigitaksin need 8, et üks on selline ettevõtte enda tegevusest tulenev, et on see siis oma ärist tulenev mingisugune hetkel ebaõnnestumine, et ta lõpetab pankrotiga või siis ühel hetkel mingid likviidsusraskused, et mis liigituvad siis kõik kommertsriski alla. Samas on krediidikindlustusega võimalik katta ka selliseid riske, mis otseselt ei sõltu ei ostjast ega müüjast. Et ostjal võib see raha olla, ta võib olla soov ka oma tellitud kauba eest maksta, aga näiteks on siis selles asukoha riigis toimunud midagi sellist, et näiteks riiklikult seatud valuutapiirangud, et ta lihtsalt ei saa seda raha oma riigist välja kanda. Nii et ka sellistel või sõjaolukorras, et ka sellistel juhtudel võib siis krediidikindlustusest abi olla ja eelkõige võiks seda mõelda siis sellistel riskantsetel turgudel, kus võib-olla hetkeliselt võib tunduda see olukord täitsa okei, aga see ootamatus võibki tulla väga, väga äkki ja ootamatult. Tooksin siin välja ka selle kindlustuskatte, et iga kindlustuse puhul on ettevõttel tuleb väike osa riskist kanda ka ise, aga suurem osa siiski sellest kahjust kaetakse, et tänasel hetkel võib öelda, et meie teenused on enamjaolt kõik sellise 90% kattega, ehk siis see 10% jääb ettevõttel endal kanda, kui ta just ei võta mõne ostjaga näiteks suuremat riski, et näiteks, et krediidilimiit küll kinnitatakse selle ostjale näiteks summas 10 000, aga ta on nii veendunud ja soovib teha suuremas summas ja teeb näiteks 20 peale, siis ta peab alati teadvustama, et ta on võtnud mõnevõrra suurem oma vastutuse ja kui midagi peaks juhtuma, siis riskib ta võib-olla ka natuke nagu oma rahakoti peal. Mis on veel oluline siin katte juures välja tuua ja eriti tegelikult ekspordi puhul, siis kindlustus katab ka sissenõudmisega seotud kulud ja mõeldes välisturgudele, siis need ei ole üleüldse väiksed, et selline keskmine, mida tuuakse, ka ütleme siis, võime tuua näiteks nagu inkassobüroode või siis ka advokaadi näidete varal, et selline kuskil 10% sellest nõudest oma nõude kaitsmiseks pead sa ilmselt tegema ja see tegelikult ei garanteeri sulle veel seda, et sa selle rahaga saad. Et kui me võtame näiteks, et kohtus võid sa küll oma õiguse saada, aga see ei tähenda seda veel, et sa selle raha ja et selle ostja siis maksma paneb, et seda tasub arvesse võtta. Levine küsin alati, et palju see siis maksab, et siin ma mingisugust vastust ei anna, seepärast meie teenused selles mõttes on erinevad, millega küll võib-olla arvestada on see, et üks pool on kindlustuspreemia, see on siis tasu selle riski võtmise eest ja teine tasu on siis krediidilimiidi analüüsi tasu. Et see on kuskil suurusjärgus, ütleme siin 30 kuni 100 ja mida eksootilisemaks läheb, eks seda kallimaks ta läheb, et siin ütleme võib-olla kõige soodsam on, kuna me oleme siin Eesti turul ja me teeme ka Eesti turul krediidikindlustust, siis kõige soodsam on Eesti, aga mida rohkem me väljapool läheme, mida kaugemaks see riik läheb ja mida raskem on ka informatsiooni saada, seal on selline seos selle hinnatõusuga. Aga preemia poole pealt, et ütleme niimoodi, kui me räägime näiteks käibekindlustus, mis on meie kõige levinum toode, siis seal on see vahemikus kuskil, ütleme Euroopa riikide puhul, mis on Eesti ettevõtte peamine eksporditurg, siis vahemikus kuskil, ütleme seal 0,2 kuni 0,7, et sõltuvad siis, kuhu ta täpsemalt müüb, milline tema portfell on, millised need limiidid on,
kuidas tal on varasem kahjukogemus, milline see maksetähtaeg, et seal komponente tuleb erinevaid väga palju juurde. Nii, aga siis ma räägiksin ka erinevatest lahendustest, et mida me siis täna pakume ja kasutaksin siin ka ettevõtete enda näiteid, et see oleks võib-olla ka paremini mõistetav ja selline nagu reaalne, et keegi seda kasutab ja kuidas ta seda kasutanud on. Et tänasel hetkel ma jagaksin need teenused siis niimoodi, et meil on väga väikestele alustavate eksporti jaoks on eksporditehingukindlustus. Siis meil on juba, ütleme, sellised ettevõtted, kes pidevalt siin toimetavad Eesti turul kanda kõvasti kinnitanud ja ka juba ekspordiga samme tehes, siis on müügikäibekindlustus, see on üks meie põhiteenuseid. Ja siis kolmandaks on meil pikaajaliste tehingute krediidikindlustus, mis on siis mõeldud selliste lahenduste puhul, kus rahvusvaheliselt ütleme niimoodi, et ostjad mingi asja ostmiseks, nad ei oota ainult seda asja ennast, vaid võtame näiteks mingisuguse laeva, siis ma ei oota seda asja ise, vaid mul on vaja ka selle jaoks kindlasti finantseerimist. Et ehk siis see ostja peab minema panka, vaatama, uurima, kust ta need lahendused saab ja alles siis saab ta selle ostu sooritada. Aga siin on siis võtmeküsimus selline, et meil on siin koostöös KredExiga on välja töötatud ka ekspordilaen, et ettevõte saab minna siis oma ostja juurde ja välja pakkuda juba nii-öelda nagu sellise finantseerimise ja kindlustusega lahendused, ehk siis ettevõte saab nii-öelda nagu võtmed kätte paketti. Ta peab selle juures küll üht-teist tegema see ostja enda poolt, aga iseenesest on see tema jaoks ostuprotsess väga lihtsaks tehtud. Aga nüüd siis nendest erinevatest lahendustest võib-olla ka. Et alustaks siis sellest päris alustavast eksportijast ja võtsin siia sellise näite nagu Virutech. Et nagu tema asutamise aastagi näitab, et siis ei ole väga kaua tegutsenud. Ta on aastast 2015 ja üsna sellise väikse käibega, et 327 000, aga üsna tublilt juba ja leidnud siis esimesed eksportijad ka välisturgudel. Ja tema tegevusalaks siis on selliste profiköökide komplekteerimine. Ja kui me temaga niimoodi läbirääkimisi alustame või kuidas me kokku saime, siis loomulikult oli tema kindel seisukoht oli see, et kui ta väljapool läheb, et siis ta kindlasti tahab saada ettemaksu. Samas selle ettemaksu nõudmisega on loomulikult see külg, et ostja, kellel ütleme niimoodi, tegelikult ostuvõimalused ju siin maailma avardumisel ja ka siis rahvusvahelise kaubanduse edenemisel on hoopis suuremad, et ta ei pea seda ostma Virutechit, ta võib osta seda kellelt iganes. Siis selleks, et seal konkurents üldse läbi lüüa, siis sa pead olema valmis seda maksetähtaega pakkuma. Ja ütleme niimoodi, kuna temal olid alles sellised üksikud tehingud, ta ei teadnud, kas sellest ühest tehingust võib kasvada ka välja midagi suuremat, siis ja samas ütleme, ettevõte on ka väike, siis ühe tehingu raha kaotamine oleks tema jaoks päris ränk tagajärg. Nii et tema siis kasutab meil eksporditehingukindlustust. Ja see iseenesest on hästi selline lihtne. Me oleme teinud selle veebipõhiseks. Ettevõte saab minna meie veebilehekülje ekspordikindlustus.ee. Ta saab sealt juba välja mõõta ka selle hinnavahemiku. Miks ma ütlen hinnavahemiku on see, et me siin faasis veel täpselt ei tea, millise ettevõttega on tegu, et kas ta on pigem selline tugeva-poolne või on tal siiski ka probleeme, sest et ega siit võib tulla ka vastus, et me ei soovita müüa, et me soovitamegi ettemaksuga müüa, sest et kui sa juba tead, et ettevõttel on seal mingid makseprobleemid kellegiga jagada, siis vaatamata sellele, et ta tõesti tahab sinu käest osta ja võib-olla seda maksetähtaega saada, siis vältimaks neid tulevikuprobleeme võib-olla ongi mõistlik siiski jääda sinna juurde, et öelda, et ei, ma müün sulle ettemaksuga ja tegeleda ise siis teiste ostjate leidmisega. Et siin see näide on toodud näiteks Rootsi näitel ja siin te nagu näete, et siis selline limiidi põhiselt ta maksab siis selle ettevõtte kohta, maksab ta siis vahemikus 167 kuni 241 eurot. Ja kui on selline osav ettevõtja, ütleme esimene tehing läheb hästi, kuna see kindlustus kehtib 1 aasta, siis ettevõttel on seda võimalik kasutada korduvalt. Nii, näide 2. Et sellest müügikäibekindlustusest. Et siin ma valisin ühe ettevõtte, on siis Stiil Expert, kes on
juba ütleme pikemat aega turul ja tema, ma ütleksin, et on selline, nimetasin ta riskiteadlikuks ettevõtteks, et ta on meiega olnud üsna mitu aastat ja vist, kui ma ei eksi, siis üsna oma sellest algusest peale. Ja kui te näete seda kasvu ka, siis kui alustati seal 5 töötajaga, siis tänasel hetkel on seal kuskil juba ligi 30 töötajat ja see käibekasv on olnud muljet avaldav. Ja siin mõned võib-olla pildid ka nendest tegemistest, et mida nemad on siis teinud, et kas näiteks see Ülemiste fassaad siin Tallinna Sadamas, et neid projekte on erinevad, et metallkonstruktsioonidena. Ja nemad siis kasutavad seda müügikäibekindlustust ja eelkõige on nad välja ise toonud selle, et see nii-öelda teise poole nõuanne, et kas üldse müüa või mitte, kus riski võtta või kus mitte, et see on nende jaoks selline väga väärtuslik informatsioon. Et kui meie ütleme näiteks ei, siis ta ütleb ostjale, et kahjuks ma sulle krediiti ei müü, aga alati võid sa ettemaksuga müüa, nii et see aitab temal mõnes mõttes neid ostjaid natukene selekteerida. Ja mis tema jaoks on veel oluline, et ta kasutab seda siis ka, kuna temaks on ka finantseerimine, üsna pikad maksetähtajad, 30 isegi vist kuni 90 päeva, et siis ta kasutab ka finantseeringut, et on kombineerinud selle siis faktooringuga. Ja kui rääkida nüüd siis selle kindlustuse puhul, et mis võib-olla meelde jätta, et kelle ta sobib, et siis eelkõige sellistele ettevõtetele, kes kindlustavad kogu oma käibet, seal on siis igale ostjale kinnitakse eraldi limiit, ehk siis te teate, mis osad, näiteks kui krediidilimiit on kinnitatud, et mis piires sa siis võiksid müüa, või siis kui sa otsustad, et mõnel juhul ka üle selle limiidi minna, siis see keelatud ei ole. Ta on selles mõttes hästi paindlik, et sa saab pidevalt omale uusi ostjaid lisada, et me sõlmime selle poliisi aastaks. Me oleme teinud selle makse käibeprognoosi pealt ja selles mõttes, et me ütleme alati, et see tasu seondub sinu tegeliku käibega, et selles mõttes, et kui me näiteks kindlustusaasta alguses hindame, et sinu käive on näiteks 1 miljon eurot ja ütleme näiteks, et 0,5% on see tariif, siis mis sa maksad selle pealt, siis see makse tuleb lihtsa arvutuse järgi 5000 eurot ja see 5000 eurot ta teab, et on jagatud siis 4 osamakseks ja nüüd, kui kindlustusaasta saab läbi, siis me vaatame, kuidas tema tegelik aasta läks, et võib-olla ta on leidnud piisavalt uusi ostjaid, väga hästi läinud, siis näiteks, et ta on müünud isegi rohkem, siis ta maksab vastavalt selle tariifile midagi juurde või samas, kui on olnud võib-olla mitte nii edukas aasta ja võib-olla kõik ostjad ei ole veel läinud tehinguks, siis ta saab üht-teist sealt nagu tagasi. Nii et ma alati ütlen, et see on seotud tegeliku käibega. Ta on sobilik nii kaupade kui teenuste puhul ja iseenesest maksetähtaeg on siis kuni 360 päeva. Ja kindlustuskatte on selle teenuse puhul 90% ja nagu ma ütlesin, tõin selle sama stiileksperdi näite, siis seda on väga võimalik kombineerida ka faktooringuga. Nii, ja siis jõuame selle pikaajaliste tehingute poole, mida ma ju põgusalt juba alguses natukene tutvustasin, et eelkõige selliste lahenduste puhul, kus sa lähed eksporti tegema ja sa müüd näiteks laeva või mingit sellist suuremahulist IT-projekti või ütleme niimoodi, kus ostja tõenäoliselt, tal ei ole seda raha võib-olla kohe välja käia, vaid ta vaatabki seda nii-öelda nagu pikaajalise investeeringuna, et tal on vaja ka selle jaoks leida vahendid. Et siin ma tõingi siis näiteks Baltic Workboatsi, kes siis on näiteks kasutanud meie ekspordilaenu ja pikaajaliste tehingute krediidikindlustust oma laeva müügil. Et see võimaldas siis, et kuna tegemist oli näiteks Kasahstani näitega ja ütleme, see tehing ise oli ikkagi miljonites, et kui nüüd õigesti mäletan, siis kas oli 1,7 ja ma mäletan midagi sellises suurusjärgus, et siis ostjal tuli leida selle jaoks 15% endal raha, aga kõik ülejäänud sai ta siis läbi finantseerimise. Ja ma näitan natuke ka, ütleme siis natuke detailsemalt, et kuidas see siin joonise peal ka välja näeb ja mis siin nagu oluline on. Et kõigepealt on oluline siis, et ostja ja müüja vahel oleks selline kokkuleppe ekspordileping
et selle asja ostuks, siis ostja peab olema valmis siis tegema vähemalt 15% ettemaksu. See võib olla ka suurem, sest et siis sellest sõltub tegelikult see hilisem laenusumma. Nüüd eksportija paneb siis kokku oma taotluse meile ja Sihtasutuse KredExile ja me vaatame siis selle ekspordilaenu taotluse läbi. Kui see kõik ostja on sobiv ja ta on nii-öelda finantsiliselt võimekas laenu tasuma, siis siit järgmine on siis meil laenuleping eksportijaga. Selle laenu saab eksportija, ent selle laenulepingu juurde kuulub selline kolmepoolne kokkulepe, mille alusel siis ostja tasub neid makseid hiljem otse Sihtasutuse KredEx. Et see on kindlasti siin hästi oluline, et ettevõte saab küll tema saab selle laenu ostja heaks, aga seda laenu hakkab teenindama Sihtasutuse KredEx. Ja samas selle ostjaga seotud risk on siis maandatud KredEx krediidikindlustuse poolt, et kui midagi peaks minema halvasti, et see ostja ühel hetkel, võtame näiteks 5 aastat on siiski väga pikk aeg, et kui selle aja jooksul peaks ostja oma tegevus ebaõnnestuma, siis selle ostja riski katame siis meie. Ja siin puhul võib olla ka siis näiteks, olen toonud siia välja ka selle garantii, et võib olla ka garant, kes annab siis enda poolt täiendava tagatise näiteks ostja kasuks, et kui ostja on võib-olla mõnevõrra nõrgem, et siis näiteks emaettevõte on valmis andma oma garantii ka veel enda poolt, et täiendavalt tagama seda makset. Ja tänasel hetkel siis ütleme, et summad on üsna suured, et põhimõtteliselt kuni 15 miljonit, aga ma isegi paneksin seda ülemist piiri. Jarno, ma usun, et sa oled nõus, eks ole, et pigem, et kui see projekti on, siis vaatame sinna sisse. Küll on oluline, et see, et oleks eksporditehing ja siis alates 2 aastast ja minna võime siis kuni 10 aastani. Ja intress, ma ei tea, intressi poolt juba Jarmo, sa kommenteerid ise, et see on see, mis tuleb KredExi poole pealt. Ütleme, meie oleme siin skeemis täna laenaja, kuigi me ei pea seda olema, et selles mõttes võib seda olla ükskõik kes pank, võib seda olla ka ettevõte ise, et see laenajana ei pea seal meie tegutsema, aga üldjuhul ikkagi sellel eksportijal see ei ole põhitegevus seda raha välja laenata, et siis sellepärast on see nagu meie roll täna siin skeemis. Ja võib-olla üks asi, mis ma tooksin veel välja, enne kui ma sellest hinnast räägin, on see, et miks selline keeruline pealtvaadata skeem üldse meil olemas on see, et suured eksportijad tegelikult pöördusid meie poole ja nägid, et kui nad teevad pakkumisi enda ostjatele, siis kui sul ei ole sellist finantseerimislahendust olemas, siis juba esimeses pakkumiste faasis lükatakse see pakkumine ära, et sul võib olla isegi kõige parem asi, mida sa toodad, aga kui sul ei ole sellele ostjale seda lahendust pakkuda, siis teinekord su pakkumine lihtsalt ei jõuagi sinna faasi, kus see reaalne otsus tehakse. Ja tulles selle hinna juurde tagasi, siis see hind ei ole kindlasti soodne võrreldes näiteks Eesti turuga, aga see eesmärk ei olegi selles mõttes konkureerida Eesti pankade hindadega, vaid pigem me pakumegi seda lahendust ju välja, kus finantsturul võib-olla sellel ostjal ei ole võimalik endal seda laenu väga hästi saada. Ja seda hinda on väga keeruline midagi välja öelda, sest see sõltub hästi palju projektist. Et kui see tehing on seal 20 000, siis see hind on midagi muud ja kui see tehing on seal 15 miljonit, siis see hind on midagi muud. Aga selline keskmine, millega võib arvestada, on kuskil 3% juures, alla üles sõltub väga paljudest asjadest. Ja kindlasti, kui te juba ostjaga hakkate või näete ostja silmadest, et tal on vaja ka raha, et siis tasub võib-olla enne võtta meiega ühendust. Me saame mingi indikatiivse hinna teile juba öelda, et siis te saate selle nii-öelda kuumakse ostjale välja arvutada, et see pakkumine oleks siis nagu juba mõjusam talle. Nii, aga sellega on meie osa nüüd Jarmoga räägitud, et hea meelega annan siis edasi sõnajärve Raulile ja Raul saab rääkida siis nendest lahendusest, mida nemad on siis taheautor siis KredExi kasutanud. Palun, Raul. Nii. Ja, tervist. Sa võid sellega vist tegema, kuna siin on slaidid need PDF. Et ma vist isegi alguses
räägin 60% oma ajast teile Tahe Autorist, et te saaksite meie ärist aru ja siis pärast räägin natukene, kuidas me KredExiga oleme ka koostööd teinud. Tahe Autors on siis üks ettevõtete grupp, mis toodab ja müüb veespordivarustust ja see veespordivarustus on niimoodi, et siin nendel elustiili piltidel on siis kujutatud, mida te Tahe Autorsi veespordivarustusega teha saate. Sisuliselt me toodame kajakke, aere, kanuusid, riietust, päästevarustust, kogu muud kaasas käivat lisavarustust selleks, et saaks siis süstaga või kanuuga käia jõe, järve või mere peal sõitmas. Ja meil, kui me räägime põhinumbritest, siis Tahe on asutatud 1989 aastal, ehk et me oleme siis juba varsti 30 aastat tegutsenud ettevõte. Me oleme kindlasti Euroopas kõige kiiremini kasvav veespordivarustuse tootja, kuna teistel konkurentidel lihtsalt ei ole sellist kihku ja ambitsiooni nii palju rabeleda, et siis nemad teevad oma äri vaiksemalt ja rahulikumalt. Tahe grupis on kokku täna umbes 110 töötajat. Eelmise aasta grupi käive oli kuskil 17 miljonit eurot ja meil on kokku siis grupi ettevõtete peale Euroopas 1400 klienti. Et meil on äriühingud Eestis, Saksamaal ja Prantsusmaal ja Eestis meil on siis 2 tehast, üks on Tartus, teine Viimsis, kus kohas Tartus me toodame rotatsioonvaluga kajakke, Viimsis me toodame klaasplastist kajakke ja aere ja Saksamaal toodame kitesurfi varustust ja Prantsusmaal toodame siis robotitega ka päris suures koguses aere. Et Tahe sellest Eesti äriüksuse käibest, ma arvan, et on 99% eksport. Et seda on väga lihtne olnud saavutada, sellepärast et Eestis lihtsalt pole kedagi, kes kajakke ostaks, et siis me oleme olnud kogu aeg sunnitud Eestist välja müüma. Ja loomulikult me tahaksime Eestis ka kajakki äri teha ja aasta-aastalt aina rohkem teeme ka, aga Eesti oma 1,3 miljoni elanikuga on nagu ikkagi päris nagu marginaalne turg maailmas. Siis siit selle slaidi pealt on näha selline ajalooline areng, kuidas siis Tahe on läbi aastate kasvanud või muutunud. Et ega see tee on päris, joon tundub sirge olevat siin, aga tegelikult see tee on päris okkaline ja käänuline ja see 17 miljoni eurone käive on ka saavutatud küll suure töö ja vaevaga, aga suures osas me oleme enda ettevõtte kasvatamiseks alati kasutanud nagu mõnede brändide ja turuosade äraostmist ja sellest tulenevalt on ka siis hästi suur rahavajadus kogu aeg Tahes olnud ja sellest tulenevalt jällegi me oleme siis hästi tihedasti ja läbi põimunud teinud koostööd pankadega ja ka KredExiga, kes meie erinevaid tehinguid on aidanud ellu viia. Aga jah, et 1989 ettevõtte asutati, siis kuni sellise 2007. aastani toodeti Viimsis klaasplastist kajakke, müüdi neid peamiselt Skandinaavia mingile kitsale ringkonnale, kes ise järelkäruga käisid Eestis tehase väravast paate ostmas. Siis 2007 aastal toimus siis tänane omanike sisenemine ettevõttesse ja siis süstiti sinna ka oluliselt rohkem kasvusoovi ja kiiret tegutsemist. 2009 me ostsime esimese brändi ära
Rootsist, kellelgi oli seal üks tore kajaki bränd, millega ta ei osanud midagi teha. Et siis meil ka 2009. aastal polnud nägemust, et me tahame kõiki terve maailma ettevõtteid kokku osta Euroopa kõige suuremaks saada, vaid siis kuidagi evolutsiooniliselt see nii tekkis, et saime selle brändi kätte, nägime seal head ärivõimalust ja kuna see on kogu see nagu veespordi selline kajakitamise valdkond on suht kitsas maailmas, et inimesed ja see ringkond omavahel suhtleb, siis sealt edasi on neid võimalusi oleme ise otsinud ja on ka tekkinud, et 2010 otsime veel Rootsist ühe brändi ära, mille nimi oli Trapper, võib-olla suurematest ostudest oli 2013 aasta Legalis, mis on peaaegu 50 aastat vana ettevõtte Prantsusmaal, kes tootis aere. Nemad jällegi nägid, et nad on kitsalt ühe tootegrupi tootjad, aga selleks, et seda äri edukalt teha, peaks sul olema terve sortiment. Tahe siis suutis seda pakkuda. Meil on kajakid olemas, meil on riided olemas, päästevarustused, siis aerud sobisid meie portfelli hästi. 2015 aastal ostsime Saksamaalt ära ühe aerubrändi ja ühe riidebrändi. Et see on kõige keerulisem ja kõige raskem ost olnud. Kui Egalis oli väga hea ost, hakkas kohe esimesest päevast peale tööle ja suutsime äri kasvatada, et siis Saksamaal oli kõik hoopis vastupidi, et ostsime ka sellised 20 aasta vanused ettevõtted ära, aga nende nii-öelda kasvatamine ja integreerimine siis meie olemasolevasse struktuuri on olnud päris keeruline ja me loodetud kasvusel Saksamaalt läbi nende ettevõtete kahjuks saanud ei ole. Aga eelmisel aastal oli siis viimane ostutehing, kui me ostsime ära ühe maailma sellise premium kitesurfi varustuse tootja. Ja osaliselt, et see kõlab läbi siit jutust, et kogu aeg ostsime ja tegime, et nagu ma ütlesin, et see vajadus ostmiseks ja tegemiseks ongi see, et esiteks me tegutseme väga kitsas niši äris ja teiseks meie äris on väga suur sesoonsus, et on väga palju aastaid, kui käest tahetakse osta tooteid võib-olla aastas 4 kuud, et maist kuni, ma ei tea, aprillist kuni juuli lõpuni. Peale seda ei taha keegi sust midagi kuulda, et pead ise vaatama, kuidas sa 8 kuud hakkama tahad, sellepärast, et lihtsalt Euroopas pole ilma. Ja meie nagu mõte ongi olnud kogu aeg see, et me proovime otsida teisi toetavaid tootegruppe juurde, mis aitaks nagu äri laiendada ja nii edasi, et eks me, ja loomulikult me ise ikkagi oleme ju aktiivsed 12 kuud aastas. Ja nüüd see viimane koori ost või see kitesurfi brändi ost, et see oli ajendatud sellest, et nende turg on suures osas ka soojades riikides, et nad müüvad Austraaliasse, müüvad Ameerikasse, Lõuna-Ameerikasse, kus on ka siis soe, kui meil hooaega pole, et siis nii-öelda selle ettevõtte rahavoog peaks aitama ka tahe outdoorsi gruppi tervikuna natuke lihtsamini hakkama saada. Järgmises slaidid on näha, kuidas meie käive on aastate liikes muutunud, eks, et joon on täpselt samasugune, nagu on olnud nende ettevõtete ostmine, et me alustasime suhteliselt väikselt seal sellise €1 miljoni taseme pealt ja siis eelmiseks aastaks oleme sinna kuskile 17 miljoni juurde välja rühkinud. Tootmisüksused on siin ära toodud, et üks on Viimsis, teine Tartus, kolmas Prantsusmaal Merpäänis, mis asub konjaki piirkonnas, et seal on kindlasti palju muud ja huvitavat ka teha, kui aere toota. Aga meie tootmine on ka suhteliselt nagu oma olemuselt lihtne, et seal on nagu pigem hästi palju know-how'd ja oskuseid ja kogemusi, aga see tehnoloogia pool ei ole nagu nii väga suur, et võib-olla kõige automatiseeritum on see aeru tootmine Prantsusmaal, aga Eestis tehastes käib nagu suures osas ikkagi käsitöö ja see on inimeste juhtimine ja nii-öelda jõuga tootmise efektiivsus, mida me peame tegema. Ja nüüd, kui me siis jõuamegi peale seda sissejuhatus KredExi toodeteni välja,
meie kasutame enda äris igapäevaselt eksporditehingut krediidikindlustust, et me sisuliselt, kui meil on Eesti äriüksusel umbes 200 klienti Euroopas, tegelikult terves maailmas, eks, et siis nendest 200 kliendist suurem osa on kõik kindlustatavad kliendid, sellepärast et me samamoodi ei riski võtta sellist vastutust, et me müüksime kellelegi maksetähtaega kaupa ilma, et kliendil oleks kindlustus. Ja meie jaoks on KredExiga seda eksporditehingu kindlustust suhteliselt lihtne ja mugav teha, kuna KredEx suudab pakkuda meile ka ettevõtete taustainfo-uuringut. Tihti meil osadele erinevates riikides mulle tundub vähemalt või meile tundub, et ei ole igas riigis nii lihtne äriregistri ja krediidiinfo kaudu ettevõtte andmetele ligi saada, nagu Eestis on, kus see asi on suhteliselt läbipaistev, et isegi Prantsusmaal, kui sa tahad kellegi tausta uurida, siis see võib nagu osutuda päris keeruliseks võhikule, samamoodi UK-d või teistes riikides, eks. Et me ei müü kunagi kellelegi kaupa ilma kindlustuse või siis ilma ettemaksuta. Aga jällegi, et ega selles äris ka kliendid väga altid ettemaksu tegema ei ole. Kui me võtame selle olukorra, et kui juuli lõpus saab müügihooaeg läbi, et siis on kõik inimesed endale varustuse ära ostnud, sarnaselt ilmselt nagu jalgrattaäris, et augustis keegi uut ratast ei taha enam osta või siis ostab siis suure allahindlusega. Et siis nagu tuleb see aeg, kui me peame august, september, oktoober siis kuidagi kliente motiveerima, et nad ostaksid endale kaupa järgmiseks hooajaks, mis võib hakata pihta märtsis, võib hakata aprillis, võib hakata mais või võib üldse mitte hakata, et kui otsustatakse, et sellel aastal suve ei tule. Ja siis ongi, et me saame KredExi selle nii-öelda krediidikindlustuse toel tegelikult pakkuda kuni 180 päevaseid maksetähtaegasid. Et samamoodi me oleme ühest küljest me oleme need tehingud nii-öelda ära kindlustanud, eks teisest küljest me kasutame siis faktooringut ehk panga abi. Kui me selle tehingu siis kliendile septembris, oktoobris või novembris ära teeme 180 päevase maksetähtaega, siis me sisuliselt ise saame sellest tehingust 90% raha kätte ja 10% saame siis maksetähtaega kukkumisel. Meil on suhteliselt vähe selliseid juhtumeid aastas, kui tekib seal mingi arusaamatus või kliendi makseraskus, kuna need kliendid on igatpidi nagu läbi uuritud ja puuritud. Pigem käib seal rohkem nagu sellist vaidlemist ja sättimist kliendi vaatest mingisugust on see kvaliteedi üle või mingisuguste toote omaduste üle. Et meie äri on selles mõttes eriline või teistsugune, et siin ei ole partneriks ei ole sul suur, ma ei tea, pank või mingisugune ettevõte, kus kõik äripartnerid omavad magistrikraadi ja on toimunud, et meil on palju on selline elustiili mehi, kes käivad vildist kübaraga ja flanellsärgiga ja matkasaabastega, et nad vahest ei ole neil kõik meeles ka, mis nad endale tellisid ja millal nad midagi peavad kätte saama, et see on päris huvitav. Aga ja veel me oleme kindlasti kasutanud KredExi tuge siis investeerimis- ja käibelaenude käendamisel, et jällegi, et selleks, et oma tegevust rahastada, et kogu need ülevõtmised ei ole ju toimunud kahjuks nagu enda taskust tulevast rahast, vaid jällegi me oleme pidanud selle raha siis kokku genereerima, et nii omafinantseeringu teenima kui ülejäänud osa pangast laenama, et seal neid tehinguid ja lepinguid ja käenduseid ja kogu asjaajamist on päris palju. Ja samamoodi siis käibekapitali, mis on ju ka, et käibelaen on meil ka üks oluline finantsmeetod, mis aitab jällegi siis madalhoojal elus püsida, eks, ja toorainet hankida. Et kui me võtame Kajaki
maksumuse, siis ühe toote oma hinnast on seal umbes 60% on materjali maksumus. Ja neid materjale ka tuleb osta suurtes koguses. Me toodame aastas umbes 8000 kajakki. Ja lisaks sellele veel riietust ja aere ja muid asju, et siis see on nagu, meil on ikka päris suur on see artiklite, tooraine artiklite arv, mida me oma tootmiseks kasutame, et elus püsida. Vot. Aga see on põgusalt ülevaade sellest, mida Tahe Kajaks teeb ja kuidas ta KredExiga on teinud koostööd ja millist tuge ja nõuda saanud. Selge, aitäh! On teil veel midagi lisada? Võib-olla ma oleks ise Rauli käest küsin seda, et mis selle ekspordiga selline kõige suurem väljakutse on olnud, et no eks see ongi selline iga kord ju eksporditehingud on väga, kliendi leidmine väga aeganõudev, et see ei toimu päris niimoodi, et sa võtad telefonitoru ja teed kellelegi kõne ära ja siis järgmisel päeval saad tellimuse. Et meie mure on jälle see, et meil klientide mahud on väiksed, et mõni klient võib aastas osta võib-olla, ma ei tea, 10 000 või 20 000 euro eest. Et see ei ole väga suur käive, isegi selleks, et seda 10 või 20 000, et siis aasta peale kätte saada, siis selleks pead suhteliselt palju vaeva nägema ja kui sa uut klienti otsid, et siis seal teinekord võib olla see 3 kuud, 6 kuud või 12 kuud see periood, kui sa siis kliendiga kontaktis oled ja õiget aega otsid, millal talle midagi müüa saaks ja millal kliendil raha on ja millal tal soov osta on, et see on niisugune päris suur nipitamine. Aga jah, meie vaatevinklist on ekspordi järis kõige raskem ajaline faktor. Aitäh! Ilusat päeva jätku teile kõigile ja ootame teid jälle osanema uutel seminaridel. Aitäh kuulamast! Aitäh, nägemist!